Te oma vastustes siin ütlesite, et see ei ole ideoloogiline projekt, et tuule- ja päikeseenergeetika ei ole ideoloogiline projekt. No on ikka küll. Ja on juba pikka aega. On ammu enne seda, kui teie olite minister, te olete vist minister 2 korda olnud kogunisti, kui ma õigesti mäletan. Oli ka sel ajal, kui siin Mart Maastik rääkis põlevate silmadega, kui tubli on Isamaa. No on muidugi tubli. Mart Maastik ilmselt ei mäleta, et siis, kui ministriks oli Juhan Parts, jah, vabandust, ma hakkasin, tekkis väike mäluplokk. Juhan Parts, siis toimus meil Eesti Energia varade allahindamine. Ta ei mäleta, et siis me põletasime meie maksumaksja raha Utah suure, ma ei tea, tohutult kasumit lubava energeetika ja elektrijaamade rajamise projektiga. Seal pidi ka põlevkivi olema ja meie põlevkivi tehnoloogia läheb seal ja kohe tohutult hakkame teenima. Terve Eesti saab ainult tänu sellele, et me Utah's elektrijaamu rajame, saab rikkaks. No, isegi tegid meil siin telekanalid saateid, kuidas need kontorid olid jumala inimtühjad, mitte midagi ei toimunud, kuidas oli eeltöö tegemata, selgus, et vett ei saa seal sellise tootmise jaoks üldse kasutada, kuna on tegemist kõrbelise piirkonnaga. Ja põletati raha meil ka Jordaanias. See projekt on meil ka kadunud, keegi ei tea midagi. No vaat, ja kui me nüüd võtame, miks seda kõike tehti? No kõike tehti loomulikult ahnusest, aga tol ajal me olime veel sinisilmsed ja ei osanud nagu kahtlustada, et meil on ka ikkagi väga korruptiivne riik. Meil on ju selline ringkäändus, et me korraldame siin riigi rahaga tohutult suuri igasuguseid ettevõtmisi ja meie oma toiduahela liikmed ja toetajaliikmed ja ma ei tea veel, missugused sõbrad, seltsimehed, jänese sugulased tänu sellele saavad riigi rahast kopsakat kasumit. Mis sellest, et pärast korstnasse kirjutame kõik? Mis sellest, et pärast ei ole enam midagi kuulda? Nagu öeldakse, häbi kaob, aga raha jääb. Ja siis selle raha me paneme kusagile mujale ja paneme veel rohkem teenima selle raha. Ja praegu ongi, kallis minister, selline lugu, et kui see ei ole ideoloogiline projekt, siis on see korruptiivne projekt. See tuule- ja päikesejaamade parkide rajamine, see on korruptiivne projekt. Sest kui siin juba praegu on juttu sellest, et Eesti Energia hakkab pankrotistuvaid tuuleparke kokku ostma, aga keegi on ju selle subsiidiumi raha saanud, et need pargid püsti panna. Ja maksumaksja saab topelt litaka. Ükskord on see maksumaksja maksnud subsiidiume. Ja nüüd see maksumaksja maksab pankrotti läinud või lastud. Ja tihtipeale ju riiulifirmad on need olnud, kes neid asju on arendanud. Neile makstakse veel siis ka selle pankrotivara eest midagi. Ja me ei oska öelda, missuguse maksmise me siis veel saame. Ja te ütlete, et elektri hind ei ole tegelikult meil kallis. Elektri hinna puhul me võime isegi mingil määral nõustuda, et ta ei olegi võib-olla nii üle mõistuse kallis. Aga te olete ju juurde keevitanud sinna terve hulga muid maksusid, võrgutasud ja ma ei tea, mis tasud veel. See kõik on ju ideoloogiline, sellepärast et tegelikult on meil olemas põlevkivi, on olemas oskusteave, on olemas tehnoloogia ja me võiksime toota nii palju, nii odavat elektrit, et me müüme seda lätlastele, müüme seda soomlastele, müüme seda võib-olla veel kuskile kaugemale, ehitame liinid välja Rootsi, kuhu iganes. Aga me ei tee seda. Selle asemel jaurame nende pagana elektri- ja tuuleparkidega. Ja ma tulin siia pulti tegelikult sellepärast, et tahtsin ümber lükata ka teie jutu sellest, kuidas, paluks lisaaega. 3 minutit lisaks. Kuidas see on julgeolekuliselt väga hea ja tähtis, et meil on hajutatud energiatootmine, et meil on need tuule- ja päikesepargid. No mina sõidan Läänemaa vahet praktiliselt üle päeviti. Ja näen, mismoodi seal Sunli või Sanli või kuidas seda peab nimetama, hääldama. Meil ju tänapäeval eesti keel on muutunud poolest saadik inglise keeleks. Kahetsusväärselt. Rajab sinna väljade viisi
väljade viisi päikeseparke. Aga mis te tahate mulle öelda, et see päikesepark ei ole haavatav või? Et seda pole võimalik paari mürsu või raketiga hävitada. Lihtsalt teha. See on nipsu lastes. Pole üldse küsimust. Kui me julgeolekust räägime, siis tulen tagasi selle juurde, mida ma oma küsimuses ka küsisin. Sellisel juhul on meil tarvis mõelda hoopiski teistmoodi. Ja sellest on nüüd juba paarkümmend aastat möödas, kui ma käisin Austrias ja külastasin ühte hiigelsuurt kloostrit, kloostrikompleksi ja olin imestunud, et kogu see kolakas oli köetud. Munkasid ei olnud seal kuigi palju, võib-olla mingisugune paarkümmend tükki kogu selle hiigelkompleksi peale, aga kõik see oli köetud ja valgustatud. Ja ma küsisin, et kuidas te suudate seda kõike siin kütta ja valgustada. Aga meil on siin kõrval piimafarmid ja selle piimafarmi läga ja sõnnikuga on meil koostootmisjaam ja see annab kogu, seal väga suur see asula ei olnud. No, kui ma nüüd püüan võrrelda, võib-olla ütleme kuskil meie, võib-olla Pärnu Jaugupi taoline. Et kõik selle asula majad ja ka klooster on selle koostootmisjaama kütte ja valgustuse peal. Ja see on julgeolek. Sest kui me jagame ära mööda Eestit laiali neist koostootmisjaamad, aga ka hüdroelektrijaamad. Ja ma tuletan meelde, et ei olnud väga kauge see aeg. Minu lapsepõlves töötas veel väga palju kõikvõimalikke saeveskeid paisutatud jõgede peal ja muidu veskeid. Need on kõik praeguseks likvideeritud. Ja no meil on loomulikult roheline hullus. Kalad peavad kudema pääsema. No kalade kudemise probleem on ammu lahendatud. Sinna kõrvale tehakse väike kanal. Ja kalad saavad kudema. Pole üldse mingit probleemi. Aga need jaamad võiksid töötada ja kõik toota energiat. Jällegi minu nooruses oli selline poeet nimega Paul Haavaoks, kes kirjutas suure pika poeemi Järvesuu poiste brigaad. Sellest, kuidas Komsomoli löökehitusena seal Ahja kandis rajati üks väike hüdroelektrijaam ja kuidas siis lambid lõid põlema ja särama ümberkaudsetes majapidamistes. Et mõelda tuleb mitte selle peale, kuidas korruptiivselt Eesti maksumaksja raha jagada nendele, kes on osanud ennast rohelise ideoloogia raames just nagu tulevikuks projitseerida, vaid mõelda tuleb sellega, kuidas tegelikult lahendada soojuse, valguse ja julgeoleku probleeme. Ja ma julgen öelda, et meie, konservatiivid, oleme alati rõhutanud just nimelt neid aspekte. Aga nagu me teame, praegu te olete kõik väga kriitilised, et Trump teeb Gröönimaal seda, mida ta tahab ja Venezuelas seda, mida ta tahab. Aga te teete ju ise siin riigis täpselt seda sama. Aitäh, hea kolleeg. Sest teil on teie väitel rahva mandaat ja teil on nii suur ülekaal siin Riigikogus, et te surute kõik rumalused Aitäh, hea kolleeg. ja kahjulikud asjad läbi.